Keskajapäevade rüütliturniiri avatseremoonia algas keskpäeval Tallinna Raekoja ees. Ajastukohastes nooblites kostüümides ratsasõdalased, mõõgasulased, vibukütid, turniiri heerold ja narrid liikusid seejärel linnarahva rongkäigu eesotsas väikese rannavärava bastioni juurde, kus suurel muruplatsil vaatemänguline turniir aset leidiski. Üks rüütlite ja ratsasõdalaste mõõgaharjutusi on juba hämaratest aegadest saadik olnud kiirelt galoppilt kapsapea raiumine. Teine harjutus aga pika piigiga sihtmärgi tabamine. Tundub lihtne. Samaaegselt tuleb aga sundida, juhtida ning talitseda ka ratsut. Hobusel võivad aga tulla omad tujud ning siis lendavad sadulas ka õppinud mehed. Kas te kukute tihti või? Tegemist on ikkagi tõsise võitlusega ja võistlusega, see ei ole etendus, kokku lepitud, ei ole ühtegi tulemust, nii et õnnetusi juhtub ka, aina vähem küll ja selline kukkumine õnneks ei ole ohtlik, kuna meestel on küllaltki paksud turvised seljas ja kiirused on küllaltki väikeseks viidud. Te saate igal aastal ühel päeval kokku. See on nagu mingisugune teil nagu oma seltskonna omamoodi laulupidu. Laulupidu on see täitsa kindlasti. Tänane rongkäik oli laulupeo rongkäigu mõõtu. Aga seltskond on selline, et teda tuleb üle terve maailma kokku ajada ja mõnikord saame suurema seltskonna, mõnikord väiksema. Rüütliturniiri võitis Rando Rotman. Ja ausalt öeldes siis viimasel ajal ei ole ma üldse trenni teinud. Kunagi ma tegelesin selle ratsaspordiga nagu ja praegu vana rasva pealt tuleb see võit. Miks te sellega tegelete? On see nii põnev asi? On küll, see ongi, ma ootan seda võistlust nagu, et see on nagu iga aasta ja Lars Uus korraldab seda ja ta on mind iga aasta kutsunud siia turniirile ja ma olen talle tänulik selle. Miks keskajapäevi ja turniire korraldatakse? Anne Velt, keskajapäevade programmi juht, ütles meie uudistele, et need päevad on Tallinna linnarahva enda pidu, kus rõivastutakse keskaegseteks linnakodanikeks ja tullakse sellisena omalaadsest üritusest osa saama. Tallinna vanalinn, tema õitsaeg langeb just sellesse aega, kui oli keskaeg. Need arhitektuur, kombed, meie teadmised kuuluvad just sinna keskaegsesse või ütleme, me heroiseerime või nagu ilustame võib-olla isegi seda aega. Ja sellepärast ma arvan, et on väärt seda ajalugu inimestele ka tänapäeval rohkem lähemale tuua, mitte ainult läbi raamatute, läbi õpikutega, vaid läbi selle, et ta saab ise osaleda, ise vaadata, ise kaasa teha, ise midagi uut õppida, et meie jaoks on see väga oluline. Kalligraafilise kirja meister Anu Purre rääkis, et keskaeg ei olnud erinevalt tavaarusaamisest mitte hall ja igav, vaid väga värviline ja rõõmsameelne aeg. Ei arenenud ainult sõjandus, vaid ka kultuur ja teadusedki. Et sel hetkel, kui me haakusime kõige paremini renessansiga juba, et sel hetkel tekkis peensula kalligraafia kiri, mis on tänaseni mõjutanud Eesti koolikirja. Ei tea, kas on alati vaja kiirustada teiste maade järgi nende kirjareformidega ja juba see, et hea küll, ta niikuinii toksib seda arvutit, aga see manuaalne, see käe ja aju koostöö kirjutades me kõik oleme selle üle elanud, ükskõik kui raske meil on harjutada olnud ju kirja koolis, seda kirjatehnikat. Keskajapäevad toimuvad Tallinnas igal suvel juulikuus alates juba 2000. aastast. Seekordne pidu algas reedel ja jätkub veel ka homme.